Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Levi ei ole, eeter on pime ja ühendus on maas. Tuled ei põle, kuid kaminad tules, söed hõguvad. Oleme koos olnud aja algusest, me ühine vool on üle pingest ühises. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kümenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kümenemas meie ühine vooluvahel. Energia on keeris, kus oma süsteemis lained liiguvad. Kui päike on loojas, kehades soojas, vaid kalorid põlevad. Oleme koos, kuni päike tõuseb taas. Me ühine vool on nagu loodud taastuma. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kümenemas meie ühine vooluvahel. Jälle elekter on õhus, me vahel on üle kümenemas meie Hommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi ja seda peetakse normaalseks. Elekter on üks selline asi, millest inimesed on rääkinud juba terve nädala või isegi rohkem ja sellest laulis ka ansambel Traffic oma loos Elekter. Eesti avalikkusega on aina nii, et nad peavad kohanema mingisuguste uute teemadega, ennast kiiresti kurssi viima, olgu see siis vaktsineerimine, olgu see koroona, olgu see merealused kaablid või mida iganes, ja peab ütlema, et eestlased on sellel alal väga kiired ja osavad, nad ajavad ennast kähku kurssi ja suudavad kõrgel tasemel rääkida kõigest sellest, millest nad paar päeva varem mitte midagi ei teadnud. Ja nüüd on selliseks teemaks siis energeetika, elekter, Venemaa võrkudest, elektrivõrkudest lahti ühendamine, merealuste kaablite ehitamine, tuuleparkide võimsused 2–8 teravattini ja nii edasi ja nii edasi. Ja meiegi räägime täna sellest teemast, sellepärast et nii nagu kirjutab Postimees, koalitsiooni suurt energeetika tulevikuplaani saatis infosegadus. Ja üks punkt, mis on siis nagu oluline, on see, et Eesti energeetika arenguplaan, mis on saanud siis palju kriitikat, sai nii-öelda pühapäeval punkti sai sellise punkti, et erakondade juhid istusid koos veebi vahendusel ja arutasid siis Eesti energeetika tulevikku ja pärast seda nii mitmed ministrid, aga eriti just Jürgen Ligi ütles, et niimoodi neid asju küll ei aeta, et seda tuleks teha palju põhjalikumalt ja suurema hulga ekspertide kaasamisega. Aga sellises punktis me praegu oleme. See oli huvitav nähtus, jah. Et pühapäeva õhtul istusid koalitsioonierakondade juhid, 3 partei juhid koos ja leppisid kokku, millise sõnumiga nad siis esmaspäeval avalikkuse ette tulevad, leppisid kokku, kes millises väljaandes püüab ennast rääkima said loomulikult, sellepärast, et uus energeetikaplaan ja panevad sendi pealt, mis mind kõige rohkem üllatas, panevad sendi pealt paika elektri hinna, milline see on 10 aasta pärast. No me mõlemad Priiduga praegu raadiopilti näita, vaatame Peeter Koppeli otsa, et kuidas on võimalik sendi pealt, koma sendi pealt panna paika elektri hind 10 aasta pärast.
Absoluutselt ei ole, sellepärast, et kui ma mõtlen ajaloolisele kogemusele, et kuidas nüüd ka spetsialistid ja majandusinimesed on proovinud energia ja energiakandjate hindu prognoosida, siis see on alati erakordselt kõrge meelelahutusliku väärtusega. Ja kui nüüd edasi siit mõelda, siis nüüd me saame, eks ole, täpseid energia või elektri hindu 10 aasta pärast teada umbes samast suunast, kus mingisugusel hetkel oli narratiiv, et kui me hakkame kasutama taastuvenergiat, siis see saab olema põhimõtteliselt tasuta. No see põhimõtteliselt tasuta on väga huvitav, arvestades neid miljardeid, mis siis põhimõtteliselt dotatsioonideks lähevad. Ehk siis see põhimõtteliselt tasuta ja miljardid dotatsioonideks, et seal vahel on kuskil nagu midagi toimunud, milles võib-olla tavaline majanduses opereerija eriti nagu aru ei saa. Ja veel, mis on võib-olla oluline, on see, et kui me mõtleme üldse elektrile, energiale, see on oluline sisend meie majanduses. Ja kui meie majanduse nagu sellised muud sisendid, et me saaks üldse siin mingit sellist paremat sorti majanduse moodi laiendatud laulupidu pidada, tööjõudu, eks ole, meil ei ole, toormeid kaevandada ei tohi, energiaga võiks olla vähemalt korras, aga kellelgi ei ole hetkel tunnet, et sellega oleks korras, kellelgi ei ole hetkel tunnet, et see hind saab olema taskukohane, et see hind saab olema konkurentsivõimeline ja kui ma nagu tänaval ringi käin ja võib-olla mõningate inimestega räägin, siis nad ei ole isegi nagu päris kindlad, et 9. veebruaril nagu tuli põlema läheb. Ehk siis koos on istutud, kommunikatsiooni on tehtud, aga selle tasuta taastuvenergia nagu narratiivist on mindud ikka väga kaugele. Kui tõsistorm ei tule, siis ilmselt ikkagi 9. veebruaril tuli põlema läheb, sa, Peeter, viitasid siis Venemaa energiavõrgust lahti ühendamisele, mis ei puuduta ainult Eestit, vaid ka meie lõunanaabreid. Aga midagi positiivset ma ikkagi näen ka ja see positiivne on see üks suur eesmärk, et Eesti peab suutma ükskõik mis oludes sõltumatult toota kogu elektrienergia ilma seda importimata ja see eesmärk minu meelest on suurepärane eesmärk. See on suurepärane eesmärk, aga kui me siis nüüd mõtleme seda energiakokteili, mida me kasutama hakkame. Ehk siis, kui tuul parajasti väga hästi ei puhu, siis räägitakse gaasijaamadest. Lähemal vaatlemisel selgub, et Eestis vist nagu endal gaasi ei ole, mis siis tähendab seda, et me mingisugusel viisil oleme imporditavast gaasist sõltuv ja kõikide heledamate, tumedamate ja päris roheliste rõõmuks, siis kui mina viimati vaatasin, oli gaas ka fossiilne kütus. Vastab tõele, aga mitte enam nii must, aga pigem selline nagu sinakas tegelikult praegu. Et neid on ju ka Euroopa Liidus on siis neid erinevaid energiakandjaid vastavalt sellele, milline olukord parajasti maailmas valitseb, on hakatud ka kergelt nii-öelda tagasi legaliseerima või midagi taolist. Ja kui me vaatame, mis toimub Saksamaal, siis ma arvan, et ka Euroopa mastaabis varem või hiljem tulevad sellised tagasihoid või juba tegelikult Poola presidendi Donald Tuski ütlustes on ju selgelt välja öeldud seda, et see rohepööre, mitte just nagu saatanast, aga igal juhul see on kurjast ja see ei ole hea. Ja nüüd, kui me vaatame seda, kuidas Ühendriikide president on öelnud, et see rohepööre on igavene jama, hakkis ennast lahti Pariisi kliimaleppest ja selle peale, ma ei tea, kas Trumpi käsul või mitte, siis Michael Bloomberg otsustas, et tema hakkab ise seda raha tasuma siis Ameerika Ühendriikide eest, siis tundub, et selline vaikselt valgub siis teiselt poolt Atlandi ookeani selline imbub sisse ka Euroopasse teadmine, et rohepööre just nüüd ja just praegu ei ole sellises radikaalses vormis ei ole kõige parem asi ja see, ma arvan, et see just nüüd ja just praegu on väga oluline, et arvestades siis tervet seda olukorda, milles Euroopa on, et meil on sõda Ukrainas, meil on Vene varilaevastikud, meil on erinevatel päevadel võib lugeda erinevaid uudiseid selle kohta, kas Euroopa gaasivarud on, kas gaasi on palju või gaasi on vähe, eks sellegi kohta on nagu vastukäivaid selliseid andmeid, aga
nagu mina olen alati öelnud, kui tagumik külmab, siis ajame põlevkivi ahju ja ei ole mingit probleemi. Nii on jah, de jure peab muidugi uus Euroopa Komisjon üle vaatama need seatud kliimaeesmärgid, mille eelmine Euroopa Komisjon seadis ja mille Eesti on ka omaks võtnud ja omalt poolt muide ka täiendanud, et kellelgi ei ole midagi selle vastu, et kliimaeesmärke täita ja tehnoloogia tegelikult ikkagi on läinud ju natuke rohesõbralikumaks. Küsimus on tõesti võib-olla selles, et kuskil võib-olla peaks vedama mingisuguse piiri, ma ei räägi üldse sellest, et taas, nagu Keskerakond räägib, et taas ikkagi põlevkivi edasi kaevandada ja see on mitte ainult energeetiline küsimus, vaid ka tööjõu küsimus ja sotsiaalne küsimus, mis on ka otsapidi õige. Aga teistpidi ükskõik milliseid projekte tulevikku me ei vaataks, siis alati on teatud hulk inimesi, kes on selle vastu ja alati on keegi, kes neid inimesi nagu organiseerib ja üles kütab ka emotsionaalselt ja nii on see nüüd täpselt samamoodi läinud tuuleparkidega, trammidega ja nii edasi. Jah, selles mõttes on tõesti õige see, et mingisugune joon või piir tuleb kuhugi tõmmata, sellepärast, et kui me nüüd mõtleme sellisele tavalisele inimesele ja tavalisele valijale ja võib-olla mõtleme nende prioriteetidele, keda need valijad siis varasemalt valinud on, siis tavalise inimese jaoks ei ole rohepööre niivõrd kõrge prioriteet. Tavalise inimese jaoks on prioriteet see, et tuba oleks soe, kõht oleks täis, eksisteeriks eeldus, et see on homme ka nii. See eeldab toimivat majandust ja see eeldab omakorda mõistliku hinnaga ja väga varustuskindlat, eks ole, energiaga varustatust. Ja see on võib-olla selline nii-öelda mõttekonstruktsioon, mis võib-olla veel meil äkki hakkab tasapisi kohale jõudma. Peeter, ja siis alati leidub keegi, kes ütleb, kuulge, 1. veebruar, väljas on vähemalt Tallinnas 1 kraad sooja, eile oli 6 kraadi sooja, 100 vihma, näete, kuhu me oleme jõudnud? Just nimelt, me olemegi siia jõudnud, aga mitte miski, mida me põhimõtteliselt täna teeme, ei mõjuta absoluutselt seda, kas meil järgmisel aastal on talv või mitte. Ma natuke provotseerisin sind. Ei, see on arusaadav, loomulikult. Jah, ja selles mõttes sa tõid ka nagu õigesti välja selle, et alati eksisteerib mingisugune siis aktivistide klass, kellele mingisugused asjad ei meeldi. No ei meeldi tuulepargid, ei meeldi päikesepargid, ei meeldi tuumajaam. Tramm. See oli ka muidugi täiesti fantastiline ja siis põhimõtteliselt see on selles mõttes arusaadav, aga kui me ikkagi nagu tahame ühiskonnana siin nii-öelda sõbralikult edasi eksisteerida ja Eesti riiki pidada, siis paraku tuleb teha kompromisse ja võib juhtuda, et neid kompromisse tuleb teha ka rohelisuse arvelt ja see ei meeldi paljudele, aga see võib lihtsalt olla objektiivselt vajalik. Meil siin linna inimestena muidugi, kelle tagahoovi tuulepark ja tuumajaama ei tule, on jube lihtne rääkida, et kas tuulepark on tore või tuulepark ei ole tore ja tõsiseid analüüse Eestis, ma saan aru, tehtud ei ole, aga vaatan meediast, et Rootsi on teinud neid analüüse, Norra on teinud neid analüüse, Holland on teinud neid analüüse, et miks me peame uuesti analüüse tegema, kuidas see tuulepargi nii-öelda siis mõju inimesele on või kui lähedal või kaugel see tuulepark peaks olema või kui kõrgel või madalal ta peaks olema, nii edasi, nii edasi. Eks need on nagu, see sõltub väga palju ju ka kohalikust regulatsioonist, et Eesti probleem aga füüsikaseadused on igal pool ühes. No ja seda küll, aga Eesti probleem paistab olevat see, et siis nende tuuleparkide ja nende normide jälgimine ja selle õiendamine on jäetud kohaliku omavalitsuste hooleks. Ja kohalikud omavalitsused, meeldib või meeldi, aga on nõrgad. Kohalikud omavalitsused kalduvad väga kergesti sinna poole, kui tuleb mingi mees ja ütleb, et kuulge, et ma teen teile siin ma siin hakkan kaevandama näiteks siin mingisugust baasi, eks ole, autod sõidavad küll küla keskelt läbi, aga te saate, me registreerime selle kupatuse teie sellesse valda sisse ja teie saate selle pealt tulu. Ja siis inimesed kaebavad, et autod sõidavad mööda teed, tolmavad, aga raha tuleb ja lahendust ei ole näha. Nende suurte tuuleparkidega
on enam-vähem samamoodi, et kuna kõik need olemasolev regulatsioon, mis meil on olemas, ei näegi ette siis mingisugust konkreetset kaugust elamutest, peale selle me teame väga hästi, et kui arendajad midagi juba arendavad, siis nad püüavad arendada ikka nii, et see areneks nagu nende kasuks, aga mitte siis nende kahjuks, ehk et nad teevad lähemale, nad teevad pikemale, nad teevad kõrgemale ja siis kui nii kõrget ei lubata, siis nad ehitavad veel mingisuguse mäe selle mingi torni alla, nii nagu tegid siis Sõnajalad seal Laidu tuulepargis. Ja nüüd, kui selle juurde käivad veel mingisugused müranõuded, mis ei ole päris selged, siis meie müranõuetes on seal ju nii, et mõõdetakse kuuldavat heli vahemikus 20 000 kuni, ma ei tea, kui palju alla, ja niisugune madalate toonidena, aga infraheli, millest nüüd sel nädalal on hästi palju räägitud erinevates väljaannetes, on kõrvale kuuldamatu. Ehk kui regulatsioon ei näe ette, et tuleb mõõta ainult kuuldavat heli ja inimesed kaevavad, et neid häirib heli, mida ei saa kuulda, vaid mis mõjub neile füüsiliselt, siis saab arendaja laiutada käsi, aga mis mõttes, et ma olen ju mõõtnud kõik ära, nii nagu seadus on öelnud, aga sel nädalal on olnud hästi palju siis nagu selliseid artikleid ja esinemisi sel teemal, et inimesi häirib siis madal heli, infraheli, mis tekitab ebameeldivat tunnet ja nüüd meil ongi olukord selline, et seda palli inimeste mure on reaalne, sest nad käivad kaevamas ja neil on õigus seda teha, aga Kliimaministeerium ja Terviseamet taavad seda palli nagu teineteisele, viskavad nagu surnud kassi üle aia, et küll seda peaks tegema Kliimaministeerium ja Terviseamet ütleb, et ei, seda peab tegema keegi teine. Et praeguseks hetkeks meil ei olegi nagu päris selge, teame seda, et mõlemad osapooled, kes siis peaksid selle mõõtmisega tegelema, ütlevad, et me põhimõtteliselt, kui asjad saavad selgeks, me oleme valmis seda tegema, aga millal see toimub ja need ettevõtted, kes Eestis võiksid selle infraheli uurimisega siis tegeleda, et need ei ole veel saanud selle tõttu asja kallale asuda, kuna nad ei ole saanud vastavaid tellimusi. Aga üks asi on selge, et kui nendel inimestel, kelle elukoha juurde tahetakse ehitada kõrgeid tuulikuid või tuulikuparke, on mure ja nad käivad koos ja nad räägivad, siis Eesti Vabariik alates kohalikust omavalitsusest peab neid kuulda võtma ja peab asjaga tõsiselt tegelema. Ja ei ole võimalik selline asi, et kohalik võimuesindaja või siis riikliku võimuesindaja ütleb, et need on mingisugused uhuud, need on mingisugused imelikud inimesed, kes kuulevad mingeid asju, mida tegelikult kuulda ei ole. Jah, ka need samad ütlevad, need ise ka ei kuule neid asju, aga kui inimestele mure, siis tuleb tegeleda ja tegeleda tuleb selle asjaga teaduspõhiselt, aga mitte võimupõhiselt. Ja just nimelt tegeleda tuleb, ei pea koheselt 100% kõiki gruppe, kes millegi vastu protesteerivad, kuulda võtma, aga kuulama peab neid küll. See on täiesti ilmselge. Mis mind teeb natuke ärevaks, on see, et huvitav, kuhu kohalike valimiste eel siis mõnes omavalitsuses need valimislubadused liiguvad. Kas nad liiguvad selles mõttes kosmosesse, ehk siis kas me püstitame 300 meetri kõrguse tuuliku või ei püstita seda, mis tegelikult mõjutab kohalikku elu või ei mõjuta kohalikku elu, aga ilmselt mõjutavad kohalikku elu veel väga paljud muud asjad ka. Näiteks nagu see, kas ikkagi kuni 6-klassiline kool on kõigile, kes sinna seal käima peavad, ka käidavad ja kas lapsed saavad sinna kooli piisavalt hästi ligi. Minu meelest täpselt sama oluline või veelgi olulisem probleem. Jah, sa siin enne kusjuures mainisid seda, et just nimelt energeetika kontekstis, et kas me peame analüüse tegema või kas on need analüüsid juba ära tehtud, siis ütleme nii, et ma olen teie mõlemaga nagu totaalselt nõus selles osas, et riik peab oma kodanikke kuulama. Riik, kohalik omavalitsus peab siis nii-öelda oma elanikke kuulama, aga mulle tundub ka lihtsalt sellise teist väiksema elukogemuse kontekstis, et ega need analüüsid tõenäoliselt nende inimeste meeli väga ei muudaks. Ja natukene, ütleme, võib-olla on tekkinud selline olukord, kus Eestist on hästi natukene niimoodi
saamas banaanivabariik. Et kui kunagi oli banaanivabariik selline riik, mis oli hästi korrumpeerunud ja suutis eksportida ainult banaane, siis tänapäeval on banaanivabariik tuleb ühest lühendist. NIMBY lühendit teatakse. Raadioeetris ei ole ilus inglise keelt rääkida, aga see on mitte minu tagahoovis. Aga banaan või banana on build absolutely nothing anywhere near anything. Ehk siis mitte midagi, mitte kuhugi, mitte kunagi ei tohi ehitada, sellepärast et alati on mingisugune ports inimesi ja aktiviste, kes leiab, et see ei lähe nagu absoluutselt mitte. Nad on oma seisukohtades erakordselt jäigad ja see on nüüd tõesti see koht, kus ühiskond peab nagu kuidagi suutma otsustada, et kas tähtsam on see, et oleks elekter või tähtsam on see, et kuskile midagi ei ehitataks. Käisin aastaid tagasi, käisin Luksemburgis ja siis sõitsime seal kohaliku võõrustajaga, sõitsime ringi ja siis sõitsime linnast välja, hakkasime tagasi linna sõitma ja siis maantee tegid täiesti nagu uskumatuid mingisuguseid ringe, käänakuid ja ühesõnaga selline tõeline selline purjusämblik unenägu oli sellest nagu teedest keeratud. Ja ma küsisin, see oli nii kummaline, et ma küsisin seal oma võõrustaja käest, et kuule, et mis pärast selline nagu veider pundar on siia teedest ehitatud. Ta ütles, et näed, vaata sinna keskele, näed, seal on üks talu. Ja tõepoolest selle kummalise teedepuntra keskel oli üks roheline maalapp ja sellel oli üks maja. Ta ütles, seal elab üks mees, ta peab loomi ja ta ei tahtnud sellest oma eluviisist loobuda. Ja selle tulemuseks oli see, et ehitati, ma ei tea, 5 või 10 kilomeetrit ühesõnaga selliseid keerulisi käänakulisi teid. Et tollal ma naersin selle üle ja tõepoolest naersin, et vaat kui imelik, et kuidas siis nagu ei suudeta nagu siis nagu üle sõita sellest või panna siis kuidagi nagu võimu maksma. Aga tänapäeval ma mõtlen nagu siiski kuidagi nagu teistmoodi. Et kui mul oleks kuskil kenas looduslikus kohas selline tore suvekodu või talu, kus ma tahaksin veeta väga palju päevi ja olla seal õnnelik ja siis korraga pannakse sinna minu vaate välja, pannakse 300 meetri kõrgune tuulik, mis teeb vuh, vuh, ja teeb ka, olen oma kõrvaga kuulnud, see ei ole lehest loetud ja minu tuttavad on olnud nende probleemidega hädas ja tõepoolest, see ei olegi tore, see on nagu asja... Aga see on tore, kui sa elad oma rohelises talus ja võidad protesti ja siis 2 kilomeetri kaugusele pannakse 200 meetriste betoonsammaste otsa tohutu rägastik tee, et 3 autot saaksid seal öösel sõita ümber selle. Ei, ja mulle ei meeldi ka nagu... Sa kirjeldasid seda just. Jah, ma ei tea, kui ma selles talus elaksin, mis seal on, et võib-olla siis see oleks nagu kõik okei. Aga kuhu ma tahan ikkagi jõuda, et riigipidamine, väikse riigipidamine, võib-olla see on see hetk, kus meil tekib, me olemegi jõudnud mingisuguse murdumispunkti. Et ühest küljest on väga palju inimesi, kes tahavad, neil on õigus midagi soovida, neil on õigus oma maale, puhtale maale, õhule, veele ja nii edasi ja sellele, et midagi ei tee, vuh neil kogu aeg seal ja nad nõuavad aktiivselt oma õigust ja see ongi vaba ühiskonna tunnusmärk, nad peavadki saama seda nõuda. Ja kui lihtsalt neist sõidetakse üle, siis see ei ole vaba ühiskonna tunnus. Ja alati nendes asjades keegi jääb alati kaotajaks, keegi jääb võitjaks. Ma ei tahaks, et selles võistluses jäävad võitjaks just nimelt need arendajad. Ma tahan, et võitjaks jääks selles võistluses avalik huvi. Ja seda, et inimestele selgitada, et jah, et vaadake, selleks, et Eestit kaitsta, on vaja, et siin Nursipalus tehakse ka pauku ja väga kahju, et teie sattusite siin olema. Ja seal kohas, kus ma Tallinnas elan, mis oli ilus nii-öelda peaaegu selline linnast väljas selline natukene unine koht, peaaegu metsa sees, kui maja ette ehitati 8-realine maantee, kus autod sõidavad ööd ja päevad ja kuhu ei ehitatud siis ette müratõket. Mulle see ka väga ei meeldi, aga ma saan nagu sellest aru, et ka minul on mingisugune kasu sellest. Nii et mida ma tahan nagu kokkuvõttes öelda, et mitte minu soov ja mitte riigi soov, aga meie ühine huvi peaks olema see, mis siis defineerib seda, et kuhu me tahame lõppkokkuvõttes välja jõuda. Jah, sellepärast, et elektrit ju me ometigi tahame kõik. Sellest me jõuame veel rääkida ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio otse stuudios ja
Need inimesed, kes loevad roosasid lehekülgi ajalehtedest, ajalehti meil väga palju ei ole, aga mõned siiski on, ehk need on siis või loevad siis majandusuudiseid, teavad seda, et Ameerika Ühendriikide majanduse kasvutempo on umbes 2,3%, Euroopa Liidu majanduse kasvutempo on 0,9% ja Eesti majandus on ikka seal samas kivi taga kinni, kus ta on olnud juba pikemat aega, nii et kui me joonistame sellise nagu trepi või gradatsiooni, siis me võime öelda, et Ameerikas läheb, enam-vähem ikka läheb, kuidagimoodi läheb, Euroopa läheb kehvasti, aga Eestil läheb isegi Euroopa mastaapides viletsalt. Jaa, aga ütleme nii, et kui vaadata viimaste kvartalite statistikat eelmist aastat, siis tammume paigal, me ei lähe enam tagasi. See on suur asi vist. Eks ole ju. Peaks rõõmustama, Peeter, kas peaks rõõmustama, et me tammume paigal? Parem paigal tammuda, kui tagasi minna. No ma ei tea, ma olen rohkem kui 25 aastat turge vaadanud ja üldiselt ikkagi nagu tõusvad graafikud on nagu praktiliselt alati paremad, kui need just võlakoormat ei illustreeri. Aga jah, me tammume paigal ja me tammume paigal tegelikult tõepoolest, nagu siin juba mainitud, sai teatud kontekstis sellepärast, et me kuulume Euroopasse ja meie ekspordipartneritel läheb halvasti. Nüüd neil on hakanud kusjuures hästi natukene paremini minema, mis tähendab ka seda, et meil võib hakata hästi palju paremini minema. Aga siin on hästi oluline aru saada sellest, et need põhjused, miks läheb halvasti, et need ei ole sellised nii-öelda tsüklilised, need ei ole sellised, mis lihtsalt lähevad üle, vaid need on struktuursed probleemid meie peamiste ekspordipartnerite juures. Rahvastiku vananemine, kõrge võlakoorem, madal konkurentsivõime ja need ei ole sellised asjad, mis lähevad üle ja saavad läbi. Ja põhimõtteliselt ainukene asi, mida siis ka kallite sallidega endine kujunduju ja neljapäeval meile ütles, et intressid allapoole ja see siis põhimõtteliselt natukene aitab. Odavam krediidiressurss veidikene aitab majandust natukene paremasse seisundisse, see natukene parem seisund jõuab meile ka, aga siin on üks hästi suur aga ja see hästi suur aga on see mitte kuidagi ei paranda olukorda nende struktuursete probleemidega ja need jäävad põhimõtteliselt nagu pomm jala külge nii Euroopale kui kahjuks mingil viisil ka meile. Nojah, keskmist eluiga, juhul kui me kohutavalt piire lahti ei tee, see ei kasvata, aga intressimäärad liiguvad allapoole. Laenud andmine kasvab. Need 3 kraanat, mis siin Tallinnas püsti on, nende asemel, Kuku Raadio aknast vaadates, nende asemel on ilmselt varsti 8, kinnisvaraturul hakkab paremini minema. Pankadel läheb hästi, kommertspankade kogukasum oli eelmisel aastal üle 1 miljardi euro, lugesin ajakirjandusest. Euroopa Keskpank langetab intressimäärasid veelgi, vähemalt nii ta lubab. Jumala positiivne. Jah, see kõik on positiivne, aga sellega on paraku selline mure, et need struktuursed probleemid, mille puhul sa nagu ka selgelt viitasid ka sina sellele rahvastiku vananemisele, need põhimõtteliselt närivad seda majanduse vundamenti edasi ja tekitavad edasi seda olukorda, et nii-öelda majanduse tootlikkus, majanduse võime genereerida lisandväärtust ei ole piisav selleks, et tulla toime sellise kulutasemega, nagu Euroopa majandustes on. Ja siit me jõuame veel sellise fantastilise olukorrani, et kui me mõtleme sellisele näitele nagu Prantsusmaa, kõik me teame, et see riik on triiki bürokraatiat täis, seal on riigi osakaal majandusest sisuliselt pool ja nende võlakoorem kogu aeg kasvab, turud on juba vaatama hakanud, et nad ei oska üldse ennast üleval pidada. Pension ka kasvab kogu aeg igal aastal. Kõik muudkui nagu kogu aeg kasvab, aga riigi osakaal SKT-st on 50%. See tähendab seda, et nad ei saa isegi kärpida, sellepärast, et kui nad hakkaksid kärpima, siis nad kärbiksid ära suhteliselt suure tüki oma majandusest ja see oleks poliitiliselt vastuvõetamatu. See tähendab seda, et Euroopa on ennast tupikusse mänginud ja ütleme, et millegipärast seda, et Euroopa on ennast päriselt nagu tupikusse mänginud,
seda millegipärast rohkem on nagu lugeda ja näha Anglo-Ameerika väljaannetest, et Financial Times ja Wall Street Journal kirjutavad sellest julgelt, aga Euroopa Komisjonis näidatakse lihtsalt presentatsioone, kuhu on joonistatud suur kompass ja öeldakse, et see on konkurentsivõime. Jaa, seda küll, see on õige, aga eile oli vist Brexiti 5 aastapäev ja nüüd ei saa küll öelda, et nad britid oleksid kuidagi õnnega koos, et nad selle Brexiti tegid, et pigem vastupidi, et asjalood on läinud veel kehvemaks, aga tegelikult kui sa ütlesid, et üks olulisi juurpõhjuseid on vananemine ja siis kuna Euroopa sellist massilist migratsiooni ei soovi, sellepärast et see tekitaks sellise kultuuride kokkupõrke, siis järelikult see majandusmudel lihtsalt enam ei funktsioneeri. See Euroopa, mis on ette kujutanud, et ta suudab toota selliseid ja teistsugused kolmandaid asju selliste ressurssidega, et see enam ei funktsioneeri, aga me ühest küljest hädaldame kogu aeg selle üle, et Euroopa nagu Euroopa ärimudel enam ei tööta, aga samal ajal räägime kogu aeg ka sellest, et siis tehisintellekt on saamas üha suuremat osa siis majanduses ja kõikvõimalikus tegevuses ja suudab ühe osa inimesi siis vabastada nendest ülesannetest, mis neil on praegu ja võtta siis need ülesanded endale. Et kui Hiinas on autotehased, kus auto pannakse kokku ja seal ei olegi ühtegi elavat hinge, mis tehakse kõik ainult robotitega, kui selle eelmise nädala uudised siis hiinlaste poolt siis avalikuks tehtud uuest tehisintellektist nimega DeepSeek, mida siis väidetavalt on treenitud palju vähemate Nvidia kiipide peal ja tehtud umbes 10 või 100 korda odavamalt valmis üks suur keelemudel, kui siis seda teevad suured Ameerika firmad, siis see näitab meile ühte asja, et see tehisintellekti maailm, mida siiamaani on peetud hiiglaslike investeeringute ja väga suurte nii-öelda monopolistlike kontsernide pärusmaaks, hakkab muutuma ja seda on ju ennustatud juba mõnda aega tagasi, et kui siiamaani on umbes 10 sellist suurt keelemudelit, LLM-i, siis 3, 4, 5 aasta pärast neid on tuhandeid. Ja nende loomine on palju odavam, ettevõtted suudavad luua oma mingisuguseid tehisintellekte, mis spetsiifiliselt täidavad nende huvisid. Ehk et ma viskaks sellise palli õhku, et kas pole nii, et kui Euroopa ärimudel siiski on paratamatult katki ja seda enam tagasi keerata ei saa, et kas siis uus hingamine või uus väljavaade ei tule ikkagi nii-öelda tehisintellekti palju laialdasemast ja integreeritud kasutamisest? No see on kindlasti mitte ainult Euroopa küsimus, aga tehisintellekt ei saa loodetavasti mitte kunagi, aga vähemalt mitte lähiajal võtta üle kõiki funktsioone. Eile rääkisin Kirjanike Liidu juhiga, kes ütles, et tema ei kujuta ette, et tehisintellekt hakkaks tõlkima tema kirjutatud luuletust. Ei oleme nüüd päris ausad, et Euroopa, Eesti, aga mitte miski maailmas ei sõltu sellest, kas tehisintellekt tõlgib ühe luuletaja luulet või mitte, sellest lihtsalt mitte midagi ei sõltu ju. Jah, siin on... Ei, ma pigem tahtsin jõuda sinna, et kus see tehisintellekti piir läheb, millele me peaksime tähelepanu pöörama või millele mitte. Et sina räägid loomulikult suurest majandusest. Ja, aga ma ütlen sulle ühe selle Facebookis ringleb üks meem, mis minu meelest on nagu väga tabav ja see käib see tehisintellekti kohta. Ja see kõlab nii, et kui räägitakse, et tehisintellekt hakkab kirjutama raamatuid ja joonistama pilte ja nii edasi, siis mina tahan, siis see meemi kirjutage, mina tahan, et tehisintellekt töötaks tehases, püüks põrandat ja käiks mul poes, aga mina saaksin keskenduda luuletamisele ja kunstile. Absoluutselt nõus sinuga. Ja ma tahan ka seda, et tõepoolest, kui ma avan ajalehe, siis arvamuslugu on arvamusliidrit, mitte tehisintellektilt. Juhul, kui see ei ole tulnud partei peakontorist ja siis ma ei ole päris kindel, kes on selle valmis nokitsenud seal. Jah, siin tõepoolest see hüpotees nagu sellest, et oletame, et meil rahvastik vananeb, tööealist elanikkonda jääb vähemaks, ehk siis ja tehisintellekt aitab nii palju tootlikkust tõsta, et majandus ikkagi toimiks, see hüpotees on täiesti adekvaatne ja selle põhjal paljultki hetke nii-öelda selline hype tegelikult ka töötab. Nüüd
Priidu puhul mainitud või Priidu puhul räägitu puhul on hästi oluline see, et ta mainis 2 riiki. Ta mainis Ühendriike ja ta mainis Hiinat. Euroopast ei olnud nagu mitte mingisugust juttugi. Nii. Ja kui nüüd mina vaatan tehisintellekti arenguid ja natukene võib-olla põen ka ise, on see, et mulle tundub, et tehisintellekti puhul kõige rohkem ohus on valgekraelised töökohad. Sellepärast, et tehisintellekt tuleb tasapisi toime juriidikaga, tehisintellekt tuleb tasapisi toime suurte andmemahtudega, saab hakkama juba tasapisi Exceliga, ehk siis valgekraelised töökohad on ohus. Ja nüüd, kui ma mõtlen Euroopa Liidu bürokraatiale ja nendele kõigile valgekraelistele töökohtadele seal, siis ma arvan, et nad ilmselt võtavad veel 11 ette, et nende ilus elu jätkuks. No seda kindlasti jah, aga kui me vaatame nagu tulevikku ja nende suurte keelemudelite arengut, siis üks asi, mis on minu meelest siin oluline, et see tänane ChatGPT-4, mis on siis, ma ei tea, ma arvan, et väga paljud inimesed kasutavad seda, mõned kasutavad seda siis pro-versiooni, mis on seal või tasulist versiooni, mis maksab 20 eurot kuus, mis on oluliselt parem, mille sees on juba sellised võimalused, et on mitte ainult nagu kiire mõtlemine, põlvenõksu tasemel vastused, vaid saab lülituda ka sellisele analüütilisele mõtlemisele. Sellel on omakorda veel siis pro-versioon, mis maksab 200 eurot kuus, väidetavalt isegi see ei siis kata neid kulusid, mis seal kõik on olnud. Aga ma tahaksin rõhutada ühte asja, et see on nüüd väga selline nagu suhteliselt primitiivne asi. Ta on väga efektiivne juba, aga tema IQ või siis intelligentsuskvotsient on kuskil seal 100 ja 140 vahel, võib-olla kuskil seal. See, mida praegu räägitakse järgmisest ChatGPT-5-st, siis väidetavalt on selle IQ on juba kuskil 1500 ringis. Ja ma arvan, et see on kuskil, see on algus. Ja ma tahan sellega öelda seda, et läheb võib-olla 2 kuud, võib-olla pool aastat, aga me näeme sellist võimekust, tehisintellekti võimekust, millest me praegusel hetkel ei oska undki näha. See tuleb täiesti nagu ilmutuslik. Ja see pöörab laudu, nagu inglise keeles öelda, see pöörab asjad pea peale. Ja kuidas siis maailm hakkab välja nägema, seda me saame oma silmadega näha. Nii kaua ikka jaksab. Ja millal siis 3 meest keskpäevatunnis asenduvad? Tegelikult on see võimalik juba teha praegusel hetkel, et sa võid genereerida, sa võid täitsa rahulikult genereerida teksti, annad teemad ette, lood 3 vestlejat, nad omavahel vestlevad, siis sa annad selle sünteetiliste häälte generaatori kätte, mis võtab meilt kõigilt nagu häälemudeli mingid parameetrid, teeb meie hääled, lisab midagi sellist nagu isikupärast, loeb selle sisse, lõikab parajaks, paneb kõllid ette ja paneb üles veebi ja see ei ole mingi ulme, vaid see on täielik reaalsus. Järgmisel laupäeval kohtumik. Täna kohtume. Me nii kaua kui vähegi võimalik tuleb ennast kohale ajada. Aga arvas, et siin on siiamaani on siin üks erakordselt oluline asjaolu siiski. Kui panna 3 tehisintellekti omavahel rääkima ilusate bariton häältega, siis tunnet siiamaani ei ole veel. Aga siis oleks huvitav, kui seal räägiksid omavahel Hiina tehisintellekt, Euroopa tehisintellekt, kui selline on olemas ja siis Ameerika oma. Aga ootame ära selle aja ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Tallinnas Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi ja räägime natukene sellest, kuidas suur Hiina või Puna-Hiina siis oma asju Eestimaa peal ajab. Teatavasti on aastate pikku siis keskerakondliku Tallinna linnavalitsuse ajal Kaarli puiesteel peetud mingisugust uskumatult suurejoonelisi Hiina uusaasta pidustusi, kus on mingisugused draakonid ja ei tea, mis kõik veel. See äratas kummastust juba toona, aga seoses siis keskerakondliku linnavalitsuse nihkumisega ajalukku, siis ei ole Tallinnas enam munitsipaliteedi tasemel sellist üritust olnud, oli küll nagu eraettevõtjate tasemel Rotermanni keskuses, aga sellisel kohaliku võimu tasandil korraldati Hiina uusaasta pidu Kohtla-Järvel ja Kohtla-Järve kultuurikeskuses tähistati Hiina uusaasta saabumist hoolimata sellest,
et nii kaitsepolitsei kui ka välisluure on korduvalt juhtinud tähelepanu Hiina luure ja mõjutustegevusele. See on nüüd kas uskumatu lollus või uskumatu künism, aga ma arvan, et see on uskumatu lollus ja uskumatu künism käsi käes, et Kohtla-Järve linnapea Henri Kasela, sots, väidab, et tegemist oli koostööga, mis aitab võtta maha pingeid suhetes Hiinaga. Vabandust väga, Kohtla-Järve kultuurikeskus on suurepäraselt renoveeritud, suurepärane hoone selles linnas ja selles toimuv hiinlaste rahastatud kontsert aitab maha võtta pingeid, mis on tekkinud kogu maailmal Hiinaga, rääkimata Hiina ja Ameerika suhete erisuhetes. See on ikkagi ütleme niimoodi, et see on selline värviline unenägu, mida mina ei ole vist kunagi oma elus näinud. Mitte värviline, vabandust, ühte värvi. Punast. Jah, sellepärast, et siin tasub ilmselt aeg-ajalt inimestele meenutada, et pinged suhetes Hiinaga võib-olla on põhjendatud, sellepärast tegemist on millega? Tegemist on jõleda kommunistliku autoritaarse režiimiga, mis põhimõtteliselt kiusab, ahistab ja rõhub omaenda elanikkonda. Tegemist on sellise režiimiga, kus siis hiljuti CIA ütles, et on täiesti reaalne see, et selle siis nii-öelda režiimi kontekstis opereerivast laborist pääses välja üks viirus, mille pärast me siin 3 aastat, palju inimesi suri ära ja mille pärast me siin 3 aastat pidime nagu erinevate reeglite kontekstis eksisteerima, kus siis tegelikult ütleme, et see meie vaimsele tervisele väga hästi ei mõjunud. Et see on jõle režiim ja selle jõleda režiimiga üldiselt nagu tuleb võib-olla tegutseda ainult objektiivselt vajalikes piirides ja see üritus on objektiivselt vajalikest piiridest selgelt väljas ja see, kuidas öeldakse, et pingeid tuleb suhtluses maha võtta, vabandust, need pinged on seal põhjusega. Just, Peeter, sul on jumala õigus, aga ma tahan öelda ühte asja, et ja juba püütakse segamini ajada poliitilisi üritusi ja siis väidetakse, et Hiinal on rikkalik kultuuripärand. Loomulikult on, keegi ei eita seda, et Venemaa on väga rikkaliku kultuuripärandiga riik, aga see ei ole mitte mingil moel seotud tänase poliitikaga või tänaste režiimide kuidagi õigustamisega. Muud moodi seda nimetada ei saa kui tänase režiimi õigustamiseks, seda enam, et selle sponsor oli Hiina suursaar. Just nimelt, kust tuleb raha ja see on tõesti võib-olla selline sarnane situatsioon sellele, et see, et Dostojevski nägi inimloomust väga hästi läbi, ei õigusta mitte kuidagi seda, mida Putin teeb Ukrainas. Absoluutselt mitte. Aga tuletame meelde, kuidas siis möödunud aasta septembrit, kus meil Riigikogu Hiina sõprusrühma 6-liikmeline delegatsioon käis 10-päevasel visiidil Hiinas ja mille kohapealsete kulude eest asus siis kompartei juhitav režiim. Et mäletame, et milline suur tähelepanu sellele langes. Välisminister Margus Tsahkna nägi olukorda nii, et olukord, kus Hiina Rahvavabariik tasub Eesti Riigikogu liikmete reisi kinni, et see näeb nagu halb välja ja kui nüüd Kohtla-Järvel olid siis nii-öelda tegevuse keskmes olid siis sotsid ehk siis Kohtla-Järve sotsist linnapea Henri Kaselo, kes ajas sellist nagu laste juttu, et poliitilistest pingetest haaratud maailmas on oluline keskenduda sellele, mis meid ühendab. Et ma tahaks härra Kaselo kes küsida, kas meid ühendab rohelise puumao aasta või kas ta tahab nagu seda öelda ja üleüldse mingisugust rohelist puumadu ei olegi tegelikult ka olemas. Aga võiks öelda, et kui Riigikogust käisid siis Hiina raha eest Hiinas Keskerakonna ja Isamaa ja Reformierakonna esindajad, üks sots oli ka, siis nüüd sotsid on jäänud siiski nagu kauem selle konksu otsa ja pidutsevad, aga tegelikult näitab see, minu meelest see näitab ikkagi seda kohaliku võimu nõrkust, millest siin varem natukene juttu oli. Kohalik võim on nõrk,
võib-olla nad ei ole nii, ja küll, võib-olla igale poole kõige terasemaid inimesi ei jätku, äkki nad liiguvad kuskile keskustesse või suurtesse ettevõtetesse, aga see ei tähenda seda, et peaks nagu laskma siis tähelepanelikkusel, aga ettevaatlikkusel nagu maha kukkuda. Et kui sind hoiatab Eesti kaitsepolitsei ja siis sa ajad silmad punni ja ütled, et me tahaksime siiski rohelisel maaastal siin koos Hiinaga rahvaste sõprust arendada ja loota, et ka meie väike üritus siis lõpetab need suured konfliktid selles hirmsas maailmas ära, siis ei jää ju väga palju võimalusi, et seda ei saa, kui see pole rumalus, siis see on lihtsalt omakasu. Ma olen sinuga täiesti nõus, et ma püüan emotsionaalselt mõista seda kohaliku omavalitsuse juhti, et suurepärases Kohtla-Järve renoveeritud kultuuripalees on suurepärane kunstiline etendus tegelikult, millest kohalik rahvas tunneb puudus, ega neid seal väga palju ei ole, aga siseminister ja sotside juht pidi ju sellele kuidagi reageerima ja Lauri Läänemets reageeris ka, aga reageeris erakordselt ettevaatlikult. Ma kujutasin ette, et tema reaktsioon on natukene tõsisem. Ta nimetas seda, mis Kohtla-Järvel toimus, arusaamatuks. Ja jõudis siis ivani. Nii. Eesti ja Hiina poliitika tuleb täpsemalt sõnastada. Palju õnne, Lauri Läänemets, te olete valitsuse liige, te olete siseminister. Andke palun välisministrile teada, et hakaku sõnastama. Nii, aga see muide on sõnastatud ja seda on siis ka välisminister öelnud, et Eesti Vabariik lähtub ühe Hiina poliitikast ja ükskõik kui palju me siin võime nagu rääkida Taiwanist või Taipei esindusest, millest iganes, et Eesti Vabariigi ametlik poliitika on ühe Hiina poliitika, mis ei tähenda seda, et meie kodanikena ei võiks ja ei peaks olema siis nii-öelda inimlikkuse ja nagu tervemõistuslikkuse positsioonil. Ja isegi, ütleme, et minul nagu ei ole selle vastu midagi, et kuskil mingisugust maoaastat tähistatakse ja lauldakse ja tantsitakse. Aga raha, kes maksab? See, kes maksab, see tellib muusika. Ja see, kes hetkel muusikat tellib, ei ole nagu see osapool, kes peaks meil mingisugust muusikat tellima. Kahtlemata. Aga siia me oleme siis täna jõudnud, tuletame meelde, et tuleb Tartu rahu 105. aastapäev, see on meie jaoks väga oluline asi, me kõik tahame, et maailmas oleks rahu võimalikult rohkem ja enam kui seda siiamaani on. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.